Ja tere! Siin selles juhendis ma näitan siis ära, et kuidas Google Chrome teha eestikeelseks ja seal on kaks asja. Üks on see, et Google Chrome'i enda lingid on eesti keeles ja teine on see, et Google Chrome'is kuvatavad veebilehed saab teha eestikeelseks. Ükstapuha mis keeles, Google vajutad nupule ja Google tõlgib selle eesti keelde. Plaks. Nii et kui sa ei tea kusagile kuhu minna või mida vajutada, siis vajutad tõlke nupule ja tehakse plaks eestikeelseks. Et see on jube mugav asi minu meelest ja see Google'i tõlge ei pruugi mingisugustes ma ei tea, keelelistes nüanssides olla korrektne, aga come on, see ei olegi nagu kirjanduse tõlge, vaid see on lihtsalt tõlge, et sa saaksid aru, millest üldse jutt käib. Vaatame siis üle, kuidas see käib. Mul on siin ees Google Chrome'i nagu pilt. See ei ole Google Chrome, sest minul Google Chrome'i mul on, aga mul on ta eestikeelne, ma ei saanudki ingliskeelset peale, nii et ma otsisin ühe juhendid, aga ma seletan ise juurde. Google Chrome on avatud, siin on aadressi riba, siin üleval ja siin üleval aadressi rea taga on 3 täppi. Klikka 3 täpi peale ning avaneb menüü. Klikka 3 täpi peale ja avaneb menüü. Menüüs tuleb valida üks alumisi linke, kuhu on kirjutatud Settings, seaded, Settings. Ta on siin kusagil all. Ilmselt tagant alt 3. Seejärel tuleb avanenud aknast valida Advanced. Siin on näidatud, et see nupp on siin all. Minu Google Chrome'il seda nuppu siin all ei ole, minul tuleb siit klikata, aga see ongi PC Google Chrome minu meelest. Ja tuleb klikata kas siis siit või siit alt, nagu joonisel näidatud, tuleb klikata Advanced. Ehk siis klikka Advanced. Avaneb selline aken ja meie tahame siit aknast saada kõige ülemist linki. Siia üles on kirjutatud languages ja ilmselt on siia kirjutatud English ehk siis sinu olemasolev keel. Ja siin on pisikene nurgakene täpp noolekene alla. Klikka selle riba peale, kuhu on kirjutatud languages. Avaneb selline pilt, kus on ilmselt üks keel, võib-olla on siin ka teised keeled, aga ilmselt on siin üks keel. Ja see on inglise keel, võib-olla on siin ka teisi keeli, aga kui siin eesti keelt ei ole ja arvatavasti siin ei ole eesti keelt, siis tuleb klikata alt sinist linki. Add languages ehk siis eesti keeles öeldes add languages, lisakeeli või lisakeel jah. Add languages linki klikka. Avaneb selline menüü. Ja nüüd sa saad otsida siit eesti keelt. Ilmselt tuleb sul siia kirjutada eesti, hakka kirjutama E-E-S-T-I, eesti. Ja siis ta peaks juba ise kohe üles otsima sulle siia kuvama eesti keele. Kui ei tule eesti otsimise peale, siis kindlasti proovi Estonia. Nii et kas eesti või Estonia kirjuta ja nüüd sul tuli siia ette see eesti, näitab sulle siin eestit. Siin taga on linnukese koht. Palun tee siia linnuke, klikka siia kasti peale, et siia kasti sisse tuleks linnuke või et ta nagu muudaks värvi. Eesti keel on ees, linnuke on tehtud ja nüüd on siin all on link add ehk lisa. Klikka nuppu add, siin kõrval on cancel, sinine nupp, kankel, ära seda nuppu puudu. Klikka siit add, klikka selle nupu peale. Edasi. Tuleb sulle nüüd siis ilmselt, kui sul oli siin inglise keel, siin alla tuleb eesti keel. Iga keele taga on 3 nupu ikoon. Inglise keele taga on ja eesti keele taga on 3 nupu ikoon. Palun klikka 3 nupu ikooni peale. Avaneb siukene menüü, millest esimene link ilmselt suure tõenäosusega on display Google Chrome in this languages ehk siis eesti keeles display Google Chrome in this language ehk siis tõlkes näita Google Chrome'i kõiki Google Chrome'i enda linke eesti keeles, mingi menüü ja fail ja niimoodi. Selle võid ka panna, siis sa saad aru, mis see Google Chrome sulle ütleb, eks ole. Ja tee siia linnuke.
ja järgmine link on nüüd see tähtis link, kuhu tuleb linnuke teha. Offer to translate pages in this language. Offer to translate pages in this language. Offer to translate pages in this language. See tähendab seda, et paku sellesse keelde tõlkimist. Siia taha pead kindlasti linnukese tegema. Ja üks liigutus tuleb veel teha. Siin all on selline nupp, kuhu on kirjutatud move to the top. Move to the top. Move to the top. Klikka siia peale. Klikka siia peale. See tõstab eesti keele kõige ülesse. Ehk siis eesti keel on sellel hetkel Google Chrome'is. Google Chrome saab aru, et see on sinu jaoks kõige tähtsam keel. Nii. Ja kui see on tehtud, siis tuleb Google Chrome panna kinni. Ehk siis lühidalt teha restart. Paned kinni nupust, siit vist rohkem midagi klikkama ei pidanud. Paned nupust kinni ja teed uuesti lahti. Nii, meie vaatame nüüd edasi, kui on ees Google Chrome. Siin on mul ees Google Chrome mingisugune leht, eks ole. Aga nüüd ma lähen siit sinna samasse settingusse ja vaatame nad üle veel. Eesti keeles on see siis seaded ja minul on siin täpsemad ja keeled on siin, jah. Ja keel, see oli siis siit ja minul on eesti keel on kõige ülemine, näete, ja mina ei saa siit valida seda, et näita Google Chrome'i eesti keeles, sellepärast et Google Chrome juba on mul eesti keeles. Ja teisalda üle otsa, ehk siis eesti keel peabki kõige ülemine olema. Nii. Nüüd võtame ühe lehekülje, näiteks WeTransfer. WeTransfer. Kirjutame WeTransfer ja paneme ta otsima. Klikkame siia peale. Ja paneme refresh. Ta juba pakub mulle siin kogu aeg seda. Ja paneme veel kord refresh. Okei. Ei tule, ei taha tulla, hea küll. Aga igal juhul mõte on sama. Siin WeTransferiga, näe ikkagi tuli, jah. Nii. Ja näed, siin näitas menüüd ette ja on eestikeelne. Ja algasend oli selline, Pro for Professional Teams, nii. Ja paneme eesti keelde, näitab kohe eesti keeles. Paneme selle siit kinni. Aga WeTransfer Prod me ei taha, sest et WeTransfer on kuni 2 giga ilma rahat. Me paneme selle siit ülevalt ristist kinni. Nii, ja nüüd tuleb WeTransferi faili saatmise link, mis on juba tõlgitud eesti keelde, näete. Ma panen ingliskeelset tagasi ja näitan, et kui sinul, mingi jama on siin, jah. Kui sinul on selline olukord, et see on inglisekeelne, see saatmise menüü on siin, on inglisekeelne, see on ka inglisekeelne, kõik on inglisekeelne, siis siin üleval menüü ribal on väikene ikoonikene, ma ei tea, mida see tähendab, see on mingi jaga seda lehte ja see paneb sinna bookmarkidesse, järjehoidjatesse, see on mis jaga lehte, tahtsid kangesti seda ilmselt lehte jagada, eks ole. Ja siin on kolmas, selle lehe tõlkimine. Kui lähed hiirega üle, näitab pilti selle teksti, selle lehe tõlkimine, klikad siia peale. Ja siin on, minul on näiteks 2 valikut, inglise ja eesti. Sina klikkad eesti keele peale. Ja see leht tõlgitakse eesti keele. Faile üles laadima või valige kaussaada meili aadresse, sinu email, pealkiri, sõnum ja siis on ülekanne, mida tuleb siis klikata, kui tahad saata. Aga näiteks võtame siit mingisuguse Itaalia parlamenti lehekülje võtame, nii. Parlament Senato della Repubblica. Ja vaatame, kas me saame selle Itaalia keel, no me ei saa, paneme ta praegu lihtsalt eesti keelseks ja näed, Itaalia parlament koosneb 2 kojast, saadikute kojast ja vabariigi senatist. Ei ole ju paha tõlge, sükust lihtsalt teksti ta tõlgib jumala okeilt ja kõik lehed niimoodi
lähevadki täiesti ligipääsetavus. Vaatame, kas siit saab mingit muud keelt ka panna. Aha, näe, siin on itaalia keel, palun. No vaatame, kas see Google Chrome oskab tõlkida itaalia keelt eesti keelde. Äkki ta ei mõika midagi. Vajutame Eesti, ei tea, kas tõlgib. No, proovime. Pao! Eesti keel. Andmebaasid, juhendid, tavaleht, ma ei tea, senatori. No siin on mingi, vaatame seda tädi näiteks siin. Kes tema siuke on? Kohe saame teada. Lähme siia üles ja klikkame eesti keele. Näed, valimispiirkond Calabria sündis 11. detsembril 1963. Noorta, elukoht ja nii edasi. Chinese government page. Hiina valitsus. Klikkame siit mingisugune nupul, äkki tuleb meil hiina keel ette. Nii, hiinakeelne leht. Absoluutselt mitte midagi ei saa aru, mitte midagi ei saa aru, mitte midagi ei mõhka. Pole hullu, läheme siia menüü peale, klikkame Eesti. Klikka Eesti. Ja plaks, kõik on eesti keeles. Hiina valitsuse leht eesti keelde 1 sekundiga. Ta ei läinud 1 sekunditki. Nii, nali naljaks, aga põhimõtteliselt vaatame nagu veel ühte keelt. Lietuvos traudimas. See on äkki, ongi kindlustus või? Kõik leedu keeles, vaatame, kas see läheb ka eesti keelseks. Ei tea, kas ta oskab leedu keelt. Plaks, eesti keel. No, ei lähe sekundi, natuke vähem kui sekund läheb, jah. Nii et Google Chrome'i sisse on ehitatud selline lahendus, mis tänu Google'ile töötab, minu teada tänu Google'ile, mis tõlgib absoluutselt kõik keeled, ilmselt kõik keeled eesti keelde. Ja see tõlge ei ole perfektne, seal on vahest mõned kohmakad vead, see tuleneb ka sellest, kui teatud keeles kasutatakse mingit nii-öelda ütelust või midagi siukest, mida võib-olla ei oskagi nagu tõlkida, aga põhiliselt tõlgib Google Chrome siukest nagu lihtsamat teksti ja selgesti kirjutatud teksti alati väga hästi. Ma loodan, et sa said siit abi, et sa said siit targemaks ja